Trumpi suurim rivaal jätab kõik maha ja saab TikToki tantsijaks. Samas, Justin Trudeau poolt peaaegu 10 jooksul võimul olles loodud kuvand taandub nüüd vaid mõnesekundiliseks tantsuks oma tüdruksõbra Katy Perry selja taga. Kanada endine peaminister ilmus taustal hüppamas videos, mille laulja avaldas, et reklaamida laulu Watch It Burn Stuttgartis Saksamaal. Video salvestati pärast seda, kui Trudeau oli lahkunud nii valitsusest kui ka parlamendist. Stseen tekitas kohese reaktsiooni, sest see puudutab meest, kes seisis silmitsi Donald Trumpiga kaubandusvaidlustes, nimetas Ameerika tariife väga rumalateks ja süüdistas Washingtoni katsetes nõrgestada Kanada majandust. See puudutab ka riigijuhti, kes kasutas eriolukorra volitusi vabaduse konvoi vastu ja avas tee finantsblokaadidele ja toetas vaktsineerimisnõudeid, mis takistasid osal elanikkonnast kuude kaupa lennukitele ja rongidele pääsemist. Nüüd ilmub ta naeratades ja hüpates, samal ajal kui valitsuse tasandil tehtud otsuseid arutatakse endiselt kohtutes ja tuhanded kanadalased mäletavad neid. Internet muutis selle stseeni järsu staatuse languse sümboliks. Mis sai Trumpi endisest vastasest? Kuidas jõudis Trudeau keskvõimust TikToki tagaritta? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trudeau esitas tagasiastumisavalduse. Astus tagasi 14. märtsil 2025, kui Mark Carney võttis üle Kanada valitsuse. Ta loobus ka parlamendi liikme kohast ja lahkus partei esirivist. Langus tuli pärast tugevat sisemist pinget, rahva toetuse kaotust ja survet liberaalses parteis. See kontrast on märgatav, sest Trudeau püüdis aastaid olla Trumpi poliitiline vastand. 2025 aasta märtsis kaubandussõja ajal ta oli. Ta nimetas Ameerika Ühendriikide kehtestatud tariife väga rumalateks ja süüdistas Trumpi selles, et too tahab Kanada majanduse kokku kukutada, et hõlbustada annekteerimist. Konservatiivide pahameel tantsu üle sündis peamiselt vabaduse konvoi mälestusest. 2022 aasta veebruaris rakendas Trudeau valitsus esimest korda Kanada ajaloos eriolukorra seadust. Meetmed võimaldasid pankadel ajutiselt külmutada blokeeringutega seotud kontod ilma eelneva kohtumääruseta. Piirangu kehtestamiseks polnud vaja, et konto omanik oleks olnud kriminaalkorras süüdi mõistetud. 2026 aasta jaanuaris kinnitas föderaalne apellatsioonikohus, et Trudeau otsus oli ebamõistlik ja ületas tema volitusi. Leiti, et otsus rikkus põhiseaduslikke tagatisi, mis on seotud sõnavabaduse ning kaitsega põhjendamatute läbiotsimiste ja arestide eest. Kohus ei käsitlenud seda juhtumit ainult poliitilise aruteluna. Kohus tunnistas, et valitsus kasutas volitusi, mis ei olnud nendes asjaoludes seaduslikult lubatud. Seesama valitsus nõudis COVID-19 vastu vaktsineerimist nii riigisisesteks kui ka Kanadast välja minevateks lennu- ja rongireisideks. Reegel kehtis 2021 aasta novembrist kuni 2022 aasta 20. juunini. Föderaalne süsteem lõi standardiseeritud vaktsineerimistõendi, samal ajal kui vaktsineerimata reisijatel keelati nende transpordivahendite kasutamine, välja arvatud piiratud erandjuhtudel. Seetõttu ei näinud kriitikud ainult meest tantsimas. Nad meenutasid endist valitsejat, kes kasutas riigi jõudu protestide ja nende vastu, kes keeldusid teatud tervishoiunõuetest. Paljudele kanadalastele tekitab Trudeau muretult hüppamine pahameelt, sest tema valitsuse ajal kehtestatud meetmete tagajärjed ei kadunud koos tema ametist lahkumisega. Reaktsioon sotsiaalmeedias oli kiire. Ameerika Ühendriikide konservatiivsed kommentaatorid pilkasid Trudeau kui Katy Perry karjääri kõrvaltegelast ja meenutasid tema kokkupõrget Trumpiga. Mõned väitsid, et endine valitsusjuht on liikunud rahvusvahelistelt kohtumistelt peaaegu varjatud osalemiseni reklaamvideos. Kanada on endiselt seotud Washingtoni ja osa Euroopa vahelise eemaldumisega, kuid nüüd Mark Carney juhtimisel hiljutised reportaažid näitavad, kuidas Euroopa liidrid arutavad sõjalise, tehnoloogilise ja majandusliku sõltuvuse vähendamist Ameerika Ühendriikidest. Mark Carney lähenes sellele liikumisele ja hakkas toetama tugevamaid sidemeid Kanada ja Euroopa vahel.
Samal ajal kui Justin Trudeau tantsib, seisab Venemaa silmitsi kütusekriisiga, mis näitab, kuidas sõda on jõudnud elanikkonna igapäevaellu. Ukraina rünnakud rafineerimistehaste vastu on vähendanud Venemaa bensiinitootmist umbes 65%-ni hooajalisest nõudlusest. Tundide pikkused järjekorrad levisid tanklates, müüki piirati ning hakkasid levima videod vaidlustest ja kaklustest. Üks salvestis näitab 2 meest lööke vahetamas pika sõidukite järjekorra lähedal. Puudus on reaalne ja see sundis Moskvat keelustama ekspordi, suurendama importi ning kasutama sisemisi varusid, et proovida varustust kontrolli all hoida. Olulised rafineerimistehased peatasid või vähendasid pärast rünnakuid tegevust. Surve tabas tavalisi autojuhte, transpordiettevõtteid ja piirkondi, mis asuvad peamistes keskustest kaugel. Konflikti, mida Kreml püüab näidata kontrolli all olevana, hakati otseselt tundma kütusejaamades. Saksamaa seostas bensiinipuudust sõjaga Ukraina vastu. Maria Zakharova vastas sarkasmiga. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja süüdistas Berliini sõja toetamisel Kiievi kaudu ja soovitas Saksa diplomaatidel kasutada ühistransporti. Vene valitsus võib küll kontrollida ametlikke avaldusi ja rünnata oma kriitikuid, kuid ei suuda kaua varjata terveid tänavaid läbivaid autode järjekordi. Lähis-Idas hoidsid Ameerika Ühendriigid diplomaatilise ukse avatuna, kuid seadsid tingimused ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel kohtumisel. Tammy Bruce väitis, et Washington on endiselt valmis Iraaniga läbi rääkima, kui Teheran lõpetab laevade, tsiviilsihtmärkide ründamise ja põhiliste kohustuste rikkumise. Ta hoiatas ka, et uutele rünnakutele järgneb Ameerika vastus. Trump esitleb endiselt rahu kui eelistust, kuid ei luba olla passiivne Iraani tegevuse suhtes. Iraan lükkas ümber väite, et uus läbirääkimiste voor Šveitsis oleks juba järgmiseks nädalaks kokku lepitud. Usaldusväärsemad allikad kinnitasid vaid, et kuupäev, kellaaeg ja koht polnud veel paigas. Läbirääkimised toimusid tugeva pingega pärast rünnakuid laevade vastu ja Ameerika sõjalist vastust. Teheran hakkas nõudma ähvarduste lõpetamist enne lõpliku kokkuleppe poole liikumist. Reedel 10. juulil 2020 väitis Trump, et Iraan palus vestluste jätkamist ja Ameerika Ühendriigid nõustusid sellega, kuigi endine vaherahu jääb lõppenuks. Katari läbirääkijad reisisid samuti Iraani, et otsida pingete leevendamist ja valmistada ette tingimusi laiemateks läbirääkimisteks. J.D. Vance tõi esile veel ühe kontrasti, tunnistades, kuidas võim võib inimest moonutada. Vestluses Mike Rowe rääkis asepresident, et teised inimesed teevad tema eest sisseoste, valmistavad talle süüa ja korraldavad reise Boeing 757-ga ilma tavapäraste turvakontrolli järjekordadeta. Vance ütles, et kui keegi muudab need privileegid oma identiteedi osaks, on oht muutuda ülbe ja ärahellitatud inimeseks. Asepresident elab struktuuri keskel, mis võib ta reaalsusest eemaldada, kuid ta näitas, et mõistab selle ohtu. See, mille pärast ema muretseks, ja see on ka miski, mille pärast mina muretsen, on see, et mu elu, mees, on täielikult muutunud. Ma ei käi enam poes. Enamasti käivad teised minu eest poes. Kui ma valmistan toitu, mulle tegelikult väga meeldib süüa teha. Mulle meeldib väga ka küpsetada. Mulle meeldib oma lastele süüa teha kui eriline sündmus. Aga ma ei pea enam isegi süüa tegema, sest on palju inimesi, kes on valmis mulle süüa tegema. Mu elu on üsna kummaline. Ma reisin ringi 757-ga TSA turvakontrolli. Järjekordi pole enam minu jaoks ja laste jaoks on see nii imelik. Aga see võib muutuda selliseks asjaks, et kui sa selle endasse võtad, hakkad sa käituma ülbe jobuna. Ja ma arvan, et see ongi see. See on see, millele ema tõesti rõuks. Ära arva endast liiga palju selle pärast. Tunnista, et see on lahe. See on õnnistus. Muidugi sellega kaasnevad kohustused ja vastutus, aga ta oleks minule väga uhke. Ma tean seda. Ja hoolitseks ka selle eest, et ma endast liiga palju ei arvaks. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt ekraanil kuvatava Pixi võtme kaudu. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.